Tere, lugupeetud õpetajad või tugispetsialistid, teie, kes te vaatate minu videoloenguid. Neid on võimalik järelvaadata ka YouTube'i kanalis ja täna siis me jätkame õpetaja kehtestava käitumise teemal. Mis on ja mis ei ole õpetaja poolt siis tema kehtestav käitumine ehk nii nagu minu selles käsiraamatus Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia lehekülg 46 on öeldud enese kehtestamine sotsiaalselt küpses vormis käitumine. Ja see on selline käitumine, kus suhtutakse teisesse inimesesse austusväärsesse indiviidi ja suhtlemispartnerisse, arvestades nii enda kui ka teise inimese vajadusi, õigusi, huve ja eesmärki suhtlemisel. Ja selles käsiraamatus, kui nüüd keegi seda sirvib, siis alates leheküljelt 46 ja edasi veel, et milline siis on täpsemalt see kehtestava käitumise sisu, mida õpetaja ka võiks täiskasvanud inimesena sotsiaalselt arenenud suhtlemisoskustega ja sotsiaalsete oskustega siis oma tunnis nagu kasutada. See kehtestav käitumine, nii nagu me eelmisel korral rääkisime, on üks õpetaja poolsetest sellistest psühholoogilistest teadmistest, kogemustest, oskustest kõige tähtsam. Sellepärast, et kui õpetaja ei ole võimeline kehtestavalt käituma ja kõike neid teise inimesega vajadusi, õpilase vajadusi, eesmärke, tema arvestama ja tema õigusi ka mõistma, kuidas siis vastastikuses partnerlussuhtes üksteisega nagu käituda, siis ei ole tunnis ei distsipliini ega ei ole ka sellist positiivset õppekeskkonda. Ja täna natukene tuleksime täpsemalt, kuigi ülevaatlikult ka selle juurde, et mis siis on kehtestav käitumine ja mis ei ole. Ja et kuidas võib-olla mõnikord arvatakse kehtestava käitumise kasutamise puhul natukene psühholoogiliselt mitte õigesti või kasutatakse võtteid, mida võib kujutada ette, et see nagu oleks kehtestav käitumine, mis aitab õpetajal nagu ennast maksma panna, oma nagu selliseid väga tähtsaid eesmärke hakata teostama, kuna õpilased siis kuuletuvad ja soovivad temaga koostööd teha. Aga täna siis alustaksime kohe algusest sellega, et mina jälle kasutan oma psühholoogi kogemusi, mida ma olen tundide vaatlusel näinud ja selle tõttu siis tooksin välja nagu 3 niisugust eksiarvamust kehtestava käitumise kohta, et mida vahel on ka üksteisele soovitatud, ma mõtlen kolleegide poolt, võib-olla õpetajate omavahelises suhtluses, et need nagu aitaksid siis tunnis sellist sobivat mikrokliimat tekitada või kui teiseks lihtsalt, et kui õpetaja näeb, et tunnikord läheb kohe käest ära, et siis võib-olla ta kujutab ette, et kui ta nagu nii-öelda psühholoogiliselt jõulisemalt, kui niiviisi väljendada, ennast ilmutab ja käitub ja suhtleb, et siis asjad saaksid korda. Aga tuletan veel nagu rõhuasetusena meelde, et kehtestava käitumise taga on see, et õpetaja ise on võimeline austusega suhtuma iseendasse kõigepealt. Ta peab ennast väärtuslikuks ja austusväärseks inimeseks ja selle tõttu tal on endal piirid paigas, endasse suhtumine, enesehinnang korras või vähemasti selles valdkonnas korras, mida tal tööl ja koolis on hädasti vaja.
ja selle tõttu, kuna ta võib-olla ka kasutades nüüd seda vana ütlemist, et kui inimene armastab ennast, siis ta suudab ka teisi armastada, teistesse austusega suhtuda, et psühholoogiliselt on see tegelikult väga tõsi. Ja pärast, kui ma olen nüüd need nii-öelda ekslikud käitumisviisid, mis ei too kaasa seda psühholoogilist kasu klassis, siis ma räägin natukene ka eneseaustuse tekkimisest, mille tõttu siis on võimalik kehtestavalt üldse käituda niiviisi, et õpilased ka tunnetaksid seda austust ja hoolimist. Aga väga suur niisugune segadus enesekehtestamise teemal ongi olnud minu arvamust mööda, kus on teatud mõttes segi aetud nüüd kas siis pehme, ütleme niiviisi, agressiivne käitumine õpetaja poolt selleks, et saavutada lärmi lõppemist või vaikust või alustada tööga või lõpetada klassis kellegi omavaheline nii-öelda sõnasõda või ühesõnaga, et see pehme õpetaja poolt nii-öelda agressiivne käitumine võib väljenduda näiteks hääle tõstmises või karjumises või nagu sellise jõulise sekkumise väljendamises. Ja sellest ma saan väga-väga hästi aru, miks mõnel juhul seda on ka vaja teha. Ütleme, teadlikult on vaja kasutada valjemat häält, sellist kindlamat eneseväljendust, kindlamat tooni, kindlamaid käske anda lastele. Kuigi ma tean, et on palju inimesi, kellele sõna käsk ja reegel juba tõstab ihukarvad püsti, aga psühholoogilises mõttes on ka käskluse andmine üks niisugune väga tähtis niisugune mõjutamise võte ja kui selle taga on nagu teadlikult normide paikapanemine ja kehtestamine, see on täielikult vajalik. Aga küsimus on selles, et õpetaja, kui ta on analüüsinud olukorda, kui ta tunneb oma õpilasi, kui ta teab, millega on tegemist antud olukorras nüüd praegu klassis, siis ta teadlikult saab valida ka selle viisi ja vormi, kuidas siis reageerida või kuidas ennast kehtestada. Aga kui nüüd esimeseks selleks mitte kehtestava käitumise, näiteks ma toon sellise karjumise või kõvahäälse õpilastega suhtlemise, siis olen kuulnud nagu ka naljaga öeldes vist või kommenteerides õpetaja iseloomu, et ta on karjuva kõneviisiga või et ta on õpetaja kindral või ta on selline niisuguse hääletooniga õpetaja, et tema kile niisugune pinges hääl klassis lihtsalt paneb õpilasi endale kõrvaklappe kõrva panema, sest seda on väga raske välja kannatada. Ja pinge, sisepinge väljendubki erinevatel inimestel ja väga erinevat moodi, aga nendel inimestel, kellel on ka selline domineeriv iseloomu joon olemas, nende jaoks pinge võibki väljenduda sellise hääletooni tõstmises ja ka teiselt poolt siis hääle valjususe suurenemises. Et nagu paljud ka õpetajad on öelnud, et pigem sellises keerulises olukorras on oma hääletoon teadlikult maha keerata ja oodata ja loota, et õpilased panevad seda tähele. See võte töötab ainult siis, kui õpetaja on autoriteet. Aga kui õpetaja ei ole autoriteet ja õpetajaga manipuleeritakse nagu tavaliselt ja teatakse, et õpetaja läheb närvi, et siis selline õpetajapoolne vaikimine tavaliselt ei aita. Karjumine on verbaalne vägivald ja see mõjub mitte ainult nagu sellisele emotsioonidele, vaid ta mõjub ka kehale. Ja ma olen palju õpilasi, ma mõtlen õpetajat ennast. Ma olen palju nagu selliseid tundlikke, vaikseid lapsi kuulnud, näinud võpatamas, kuulnud
kodus vanematele rääkimas, kuidas nende kõige suurem vastumeelsus just koolis ongi seotud sellega, et nad ei talu õpetaja karjumist, äkilist reageerivat karjumist, mida õpetaja võib-olla mõtleb, et sellega on võimalik nagu ennast kehtestada ja tundi maha rahustada või klassi maha rahustada. Aga see nii ei ole. Teine käitumisviis, mida vahel õpetajad ka nagu kasutavad ja loodavad, et sellega seoses võib siis selline nagu tunnirahu saavutada või et ta ei pea ilma asjata hakkama nüüd reageerima, on teatud ignoreerimise või sellise ükskõikse käitumise nagu rakendamine. Et võib-olla on siin taga selline mõte, et kui ma ei pane tähele, siis nad lõpetavad. Ja ütleme näiteks, et kui õpetaja võiks kehtestada ennast niiviisi, et tal on klassis olemas teatud trajektoor, mida ta pidevalt nagu käib ja vaatab, mismoodi tagapinkides õpilased toimetavad, kas on vaja juhendada ja nii edasi, siis selle käitumisviisi puhul õpetaja enese kehtestamiseks või sellise nii-öelda enda mõju suurendamiseks lihtsalt ei reageeri. Ja selline teatud mõttes hoolimatu või ignoreerimine õpetaja poolt, kui kusagil kellelgi midagi kas juhtub või keegi kusagil kellelegi kas siis lööb või teeb haiget või ükskõik, õpilasel kukuvad mingid õpikud maha või midagi ütleb teisele pahasti, täiesti silmnähtavalt väga halvasti oma kaaslasele ja õpetaja ei pane jutumärkides siis tähele või meelega ei tee sellest välja, et mõeldes sellega, et mida vähem ta sekkub, seda paremaks siis õpikeskkond või klassis selline omavaheline õpilaste omavaheline käitumine muutub, siis see ei ole kehtestav käitumine. Õpetaja võib küll arvata, et ta ei raiska oma psühholoogilisi jõuvarusid ja läheb ainega edasi, aga see, mis tema samasuguse käitumise ajal klassis nagu edasi tulevikus, missugused käitumisviisid kinnistuvad, see on nagu selles mõttes ütleme väga halb praktika, et mittemärkamise tulemusena ainult need halva käitumise või siis ütleme vähese motivatsiooniga suhtumise käitumisviisid õpilaste poolt ainult suurenevad. Et lihtsas keeles öeldes, et kui väikest vaikset heli või tegevust ei pane tähele, siis hakatakse üha suuremaks ja suuremaks seda intensiivsust kruttima, vaadates, et kui kaua siis õpetaja närv vastu peab ja millal ta hakkab reageerima. Igal juhul ei ole see selles mõttes kehtestav käitumise näide, et vastastikune austus, olukorra tajumine ja nagu väga otsekohene aus ja selge reageerimine selles olukorras, et seda ei tehta. Ja kolmas, mis on kõige kahjustavam ja mille pärast mis on nagu nii levinud tegelikult nii kurb, kui see ka öelda ei ole, et kuna õpetaja, nüüd ma kasutan väljendeid, mis võib-olla ma ei tahaks kasutada, aga et kuna nii-öelda õpetaja kätega midagi ette võtta ei saa, kui keegi poiss või tüdruk käitub halvasti ja tal ei ole ka nii palju nagu neid psühholoogilise mõjutamise võtteid, siis tihtipeale lähevad õpetajad seda teed, et nad hakkavad sarkastiliselt solvama või alandama või ütlema niisugust alandavat mingisugust märkust või sildistamist või ütleme näiteks, ma saan aru, et sa ei saa sellest aru, aga su ema ka juba ei saanud aru. Või et pikad poisid ongi niisugused lohed, aga istu sina vähemalt ilusti. Palju on neid selliseid niinimetatud õpetaja vaatenurgast, võib-olla pehmeid ütlemisi, nemad ise võib-olla arvavad, et see ongi nagu nende stiil ja et inimesed nendega suheldes lihtsalt peaksid seda välja kannatama, kuna nad ongi sellised.
Aga kahjuks eriti murdeas ja muidugi ka algklassides õpilased ei ole nii paksu nahaga ja õpilaste kodudes ei ole tarvitsenud olla nagu ka seda tüüpi niisugust kasvatust, et ära pane tähele, õpetajal on närvid läbi, sellepärast ta kasutab selliseid halbu ütlemisi. Ja väga tihti sellised torked, niisugused emotsionaalse vägivalla torked, mida õpetaja poolt tema arvates kehtestavaks käitumise nagu näitena, et saaks klassis ometi rahu majja, et saaks hakata normaalselt edasi minema, et need lähevad õpilastele väga korda ja tuleb mul ikka alati meelde sellise koha peal see, kui ma olen tõenäoliselt juba ka rääkinud, aga kuna see on nii nagu niisugune valus mälestus, kuidas ma tegin 10 aastat nagu koolitusi üle terve Eesti, kaasa arvatud kõigis kutsekoolides, kuidas õpetaja saaks toetada käitumisprobleemidega poissi õppetöös ja õpiraskustega poissi. Ja et just kuna kutsekoolides on ka erialasid, kus on nii palju nagu või suuremas osas nagu õpilased on meesterahvad, siis olid need koolitused või need sellised koostööpäevad nendele õpetajatele ka põhiliselt klassis olid või selles täienduskoolituses olid meesõpetajad. Ja ma alustasin oma seda programmi kutsekoolides sellega, et me tegime rühmatöös kõigepealt sellise analüüsi, et rühmas pidid siis arutama õpetajad, meesõpetajad enamasti olid seal, et millised on nende kooli mälestused, mida nad mäletavad õpetajate käitumise poole pealt siis positiivsena ja mida nad mäletavad nagu niisuguse valusana või negatiivsena. Ja teate, ma ütlen teile, et ma ei olnud võimeline emotsionaalselt seda rühmatööd varsti enam tegema, sest need niisugused solvangute meenutamised, mis õpetajatel oma kooliajast olid nagu väga valusalt meeles, kuidas õpetaja oli öelnud, et sust nii või teisiti midagi ei saa, et pätipoistest saavad ainult prükkarid ja no ühesõnaga see repertuaar, mida nad oma rühmatöös välja tõid, oli niivõrd valus ja nad olid kõik täiskasvanud inimesed, nad olid 40–50-aastased, võib-olla õpetajad ise, nad tegelesid sellel elukutsel, olid leidnud selle võimaluse selle elukutse omandamiseks. Ja see, kuidas õpetaja siis oma solvangutega nende kooli ajal oli jätnud neile sügava jälje oma emotsionaalsesse mällu või nende emotsionaalsesse mällu, seda oli lihtsalt väga raske kõrvalt kuulata. Ja sellepärast ma ütlen, et see jutt nüüd praegu ei ole mõeldud niivõrd õpetajale, vaid eelkõige juhtkonnale ja tugimeeskonna inimestele. Et ma tean, et on olemas ka koole, kus on aastakümneid õpetaja, võib-olla nii-öelda juhtkonna poolt austatud õpetaja, kelle klassis on olnud korduvalt seda tüüpi nagu olukordi, kus õpilane läheb nuttes koju ja räägib, mida õpetaja jälle talle on öelnud. Ja mina palun teid, ma saan nendest õpetajatest ka aru, kes on harjunud halvasti ütlema, et kuna nad oma habituses, kuna nad oma sellise psühholoogilise teadmise vähesuses ei oska õpilastega kuidagimoodi hakkama saada teisiti, siis et nad peavad halvasti ütlema, et palun need, kes on nende kolleegid või need, kes on selle õpetaja nagu kaaslased koolis, juhtkond, tugimeeskond, aitaks neid leida teisi viise, et nende kahjustav käitumine, mitte kehtestav käitumine lõpeks. Ja vot nüüd, kui me räägime sellest positiivsest, mis siis on see kehtestav käitumine ja mida tõepoolest on vaja nagu ka tunnis kindlasti, nagu me eelmisel korral rääkisime, et see vaimne tugevus, kus vastastikuste austuse pinnalt nagu suheldakse üksteisega niiviisi, et kõik tahavad koostööd teha ja õpilastel meeldib ja õpetajatel
meeldib seal klassis koos olla. Et see austuse side on õpilase ja õpetaja vahel, õpilaste ja õpetajate vahel. Ja et see nagu väljendub nagu selles, et kõigepealt, et on lepitud kokku ja peetakse kinni ühiselt, et klassis ei kasutada üksteist solvavaid, alandavaid, mitteaustavaid sõnu ega pöördumisi. Ja et õpetaja, isegi kui lapsed käituvad halvasti, õpetaja ei vasta samasuguse halva käitumisega, ei ütle samamoodi halvasti, vaid et tema täiskasvanud inimesena suudab jääda austavaks, suudab jääda leida positiivseid sõnu, suudab jääda hoolimata lapse ükskõik missugusest reaktsioonist selliseks, et ta otsib lahendusi, ta otsib abi endale, ta otsib tugimeeskonnast kedagi, kes aitaks saada jälile, mis on see põhjus, miks laps tunnis niiviisi ütleb, miks õpilane nii käitub. Ja õpetajad ei usu seda, aga väga paljudel juhtudel õpilased ütlevad halvasti, käituvad halvasti enesesse pettumise pärast. Mul tuleb meelde jälle üks näide, kus ma ühes koolis olin tunnis, kus vanemaealine õpetaja oli väga hädas selle klassiga. Ja kui me pärast temaga rääkisime, siis ma püüdsin kõigepealt teada saada, et mis neil on omavahel juhtunud, et õpilased teda ei kuula ja isegi nagu teatud mõttes pahasti ütlevad või vähemalt ei hooli, mida nad ütlevad. Ja siis õpetaja võttis välja ühe õpilase töövihiku ja näitas mulle seda. Ja seal töövihikus oli enamus tegemata ülesanded, aga seal oli hästi palju punast. Ja seal oli peaaegu nii, et kui õpilane oli sinna midagi kirjutanud, siis oli see sisuliselt nagu jälle punase joonega maha tõmmatud või midagi. Nii et 2 ja 1 olid seal töövihikus täiesti nagu tavaline hinnete asi. Nüüd võib-olla mõni kuulaja mõtleb, et mis siis õpetaja tegema peaks, kui õpilane ei teegi midagi. Aga niimoodi ei saa teda ka ju tegema. Ja siis lõpuks oli õpetaja näitas mulle nagu viimast lehekülge, kus oli siis see viimane, vist 1 või 2 ja sinna alla oli kirjutatud õpilase poolt. Mine sinna B-tähega kohta. Ja siis õpetaja reaktsioon oli täiesti emotsionaalne, ütles mulle, et mida te kujutate ette, mis pean mina tegema? Kui ma olen abielus olnud 40, 50 või ma ei tea, 30, 40 aastat, mul ei ole kunagi keegi öelnud midagi niisugust ja mina pean suutma nüüd nendega normaalselt suhelda. Ja sa mõtlesin, kulla õpetaja, et loomulikult ei ole täiskasvanute inimeste elus ju tavapärane, et keegi ütleb kellelegi niimoodi. Aga õpetajana peab mõistma, et õpetajapoolne käitumine võib tekitada nii suure pettumuse õpilases iseendas ja kogu selles olukorras, et ta ei ole võimeline enam normaalselt reageerima. Ja mida peab tegema üks laps, kes ei oska paremini õppida ja kelle ainus reaktsioon või peegeldus õpetaja poolt on punased märkused ja 1 ja 2. Ja kui õpetaja ei oska selles olukorras nagu toime tulla, siis õpetaja täiskasvanud inimesena võiks otsida abi, aga mitte kasutada neid halbu sõnu, pigem kasutada ilusaid ja positiivseid sõnu ja küsida, rääkida, milles on asi, saada olukorrast ülevaade. Nii et esimene niisugune väga tähtis omavahelise suhtlemise ja kehtestava käitumise nagu küsimus on just see, et positiivsed sõnad, tunnustus, kiitvad pilgud, see kehakeel, mis räägib austusest ja positiivsest suhtumisest. Ja tõesti on õpetajaid, kelle puhul lapsed kuuletuvad ainult pilguga, kui keegi teeb midagi niisugust, mis tundi segab, siis õpetaja vaatab
temale otsa mitte paha ega halva pilguga, aga ta märkab ja annab märku, et õpilane tuleks jälle oma töö juurde tagasi. Teine selline väga oluline kehtestava käitumise nagu võte või on ausalt reageerida olukorrale, mida õpetaja selgelt näeb. Ja selleks, et mitte lubada endaga manipuleerida. Ja näiteks, kui ma toon sellise näite, väga tihti õpilased selle asemel, et paluda õpetajalt, et me teeme ühe puhkepausi, selle asemel hakkavad korda rikkuma. Ja kui õpetaja ise ei ole oma tundi nii selliselt planeerinud, et seal on ka loomulikud puhkepausid olemas, siis võibki juhtuda niiviisi, et õpilased kasutavad nagu manipuleerimisvõtteid selleks, et õpetajad lihtsalt nagu siis rea pealt maha lüüa, et saaks natukene nii-öelda puhkust. Ja kui nüüd õpetaja ei saa sellest sisust aru, milles on küsimus, ja ta ka ei küsi seda ja ta ei uuri selgust, et milles on asi, et sa nüüd praegu halvasti hakkasid käituma. Et kas sa oled väsinud? Et kui sa oled väsinud, siis ütle selgelt, palun suhtleme omavahel avameelselt. Räägime omavahel nendest vajadustest, mis on. Ja kui teie vajadus on see, et me peaksime nüüd puhkuse pausi tegema, siis palun räägime sellest. Ja siis me leiame ühise kokkuleppe, kuidas käituda selles olukorras. Minu jaoks on muret tekitav, aga ma ei imesta, kui palju on võimalik tundides näha õpilaste poolset manipulatsiooni õpetajaga. Isegi see on juba lasteaias. Seda on võimalik lasteaias näha. On väikseid lapsi, kes on harjunud täiskasvanutega manipuleerima. Nad ei ole veel kooliealisekski jõudnud, aga nad oskavad nagu laps oskab teise oma ümber näpu keerata. Ja eks noored lapsevanemad ka tõenäoliselt nii-öelda ei pane seda kodus tähele või annavad loa sellisele käitumisele. Ja kui õpetajad ka ei mõista, kuidas nendega manipuleeritakse, siis võibki juhtuda niiviisi, et selles klassis on nii-öelda õpetajad mingis mõttes nagu nii-öelda alt veetud või. Aga miks ma imesta, sest mina olen alles psühholoogina nii viimastel aastatel hakanud uurima lähemalt kogu seda manipuleerimise teemat, et mispärast manipuleeritakse ja miks lapsed manipuleerivad, miks täiskasvanud manipuleerivad, kuidas seda ära tunda ja mida selles olukorras siis teha nii-öelda ausalt, avameelselt, siiralt käitudes, et oleks võimalik luua nagu niisugune normaalne nii-öelda suhtlemine, kus õpetaja kehtestava käitumisega nagu likvideerib selle olukorra, kus temaga nii-öelda muidu mängitaks. Ja kolmas, mis siis on ka väga oluline niisugune, mis on selle eelmisega seotud, väga oluline kehtestava käitumise nagu võte on see, et õpetaja tundes oma õpilasi lihtsalt vahel võib-olla peab käituma kuidagi spetsiaalselt seda õpilast kas toetamise või rahustamisega. Ja toon näite, et kui üks variant, mida ei tohi teha, on õpilase asjade äravõtmine ja tema puudutamine, tema patsutamine, tema nagu nii-öelda külje vastus olemine selleks, et ta kuuletuks. Seda ei tohi teha, see on õpilase personaalsesse ruumi tungimine. Aga mida saab teha, on see, et minna pärast märkamist, kui on märgatud õpilase mingit probleemi, tema vajaduse ilmnemist või tema halba käitumist, minna selle õpilase juurde vaikselt 4 silma all küsida, milles on küsimus. Ja selliselt personaalselt nagu lähenedes on võimalik õpetajal nii väljendada nii austust, väljendada seda, et ta mõistab õpilase vajadust ja samas sellega nii-öelda sammhaaval kehtestada ikkagi enda niisugused vajalikud eesmärgid, kaasa arvatud näiteks ei ütlemine, mis on kehtestava käitumise üks kõige raskemaid peatükke, mida ma soovitan ka sellest käsiraamatust lugeda,
et kuidas on vaja, märgates olukorda, omades ühiseid austavaid reegleid, jõuda sinnani, et öelda ka õpilasele ei, olles samal ajal temasse austavalt suhtuv. Nii et kehtestava käitumise tagamaa on õpetajate eneseaustus, nagu väga selge olukorra tajumine ja see psühholoogiline tarkus, kuidasmoodi käituda austavalt ja teise õpilaste vajadusi arvestavalt niiviisi, et kõigil oleks hea olla seal klassis ja saaks saavutada neid ühiselt püstitatud eesmärke. Soovin teile kõike head, veel ilusat sügist ja tunnirahu ja meeldivat õppimist. Olge väga hoitud!